Ukraina raketi Flamingo, suurepärane tulemus. Samaras kinnitas Progressi raketi- ja kosmosekeskuse objektide tabamust. Objekti territooriumil puhkes ulatuslik tulekahju, mille pindala oli umbes 5000 ruutmeetrit. Ja see ei ole lihtsalt sihtmärk, vaid oluline kosmoseobjekt Venemaa Starlinki analoogi käivitamiseks. Ja samal päeval tunnistas Vladimir Putin ise strateegilise arengu nõukogu istungil Kremlis sisuliselt, et Ukraina rünnakud teevad Vene majandusele tõepoolest tõsist kahju. Kuigi ta püüdis kohe selle ulatus pisendada ja ütles, et ega see nii väga valus ei olegi. Aga hävitu taastamiseks ei saa ainuüksi sooviga raha kokku. Seetõttu räägib Putin seni kriitiliste tagajärgede puudumisest, nagu ta ise väljendus. Aga Wildberriesi maha põlenud laod tuleb taastada venelaste enda raha eest. Nii otsustas Vladimir Putin ja ütles, et eraldab eelarvest raha just nende samade maha põlenud ladude taastamiseks. Aga ettevõtjatele, kes seal oma kaubad kaotasid, ei hakata midagi taastama ega hüvitama. Samal ajal võtavad venelased ise massiliselt raha oma pangakontodelt välja, kartes, et see võidakse sõjatarbeks ära võtta. Samal ajal on Ukrainas lõpuks jõutud finišisirgele oma ballistiliste rakettide kasutamisel Venemaa territooriumi vastu. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame neid teemasid koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Alustame siis rünnakust Venemaa raketi- ja kosmosekeskuse pihta. Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel pärast täiendavat luuret saadi teada, et Samaras tabati pärast 15. augusti rünnakut korraga mitut Venemaa raketi- ja kosmosekompleksi objekti. Uued andmed kinnitasid lennukitehase Aviakor ja raketi- ning kosmosekeskuse Progress tootmisvõimsuste kahjustuste. Täpsustatud andmetel sai löögi tootmissehh, kus pannakse kokku mootorid Sojuz kanderakettide perekonnale ja samuti lennundustehnika hooldussehh. Raketi kosmosekeskuse Progress territooriumil registreeriti umbes 5000 ruutmeetri suurune tulekahju. Kuigi, tuletan meelde, 15. kuni 16. augustil ütlesid venelased, et seal oli lihtsalt suits, midagi tõsist ei juhtunud. Miks see oluline on? Asi on selles, et raketikosmosekeskus Progress kuulub Venemaa raketikosmose tööstuse võtmetähtsusega ettevõtete hulka. Ettevõte osaleb Sojuz kanderakettide tootmises, mida kasutatakse kosmoseaparaatide orbiidile viimiseks ja Venemaa sidesatelliitide rühmituse moodustamiseks. Sealhulgas Venemaa armee huvides. See on just see valdkond, kus venelased püüavad luua Starlinki analoogi. Ukraina poole andmetel vähendab nende objektide tabamine Venemaa sõjalisi ja tehnoloogilisi võimekusi ja rünnakud Venemaa Föderatsiooni sõjatööstuskompleksi võtmetähtsusega sõjaliste ettevõtete vastu jätkuvad. Ja mis on oluline, on teada, et tehast ründasid just Ukraina raketid Flamingo. Praeguseks on see üks kõige tulemuslikumaid lööke just selle FP5 Flamingo raketiga. Ja just selle taustal, kui Flamingo raketid on juba jõudnud selliste kriitiliste objektideni, ma ütleksin strateegiliste objektideni. Vladimir Putin tunnistas strateegilise arengu nõukogu istungil Kremlis, et jah, süstemaatilised löögid infrastruktuuri ja tööstusobjektidele siiski halvendavad Venemaa Föderatsiooni majandusnäitajaid. Ja majanduskasvu tempot mõjutavad välissurve ja pidevad Ukraina rünnakud ettevõtetele. Kuid edasi tegi Vladimir Putin taas näo, et see kõik pole tõsine. Järgneb tema tsitaat. On arusaadav, et sellistel rünnakutel ei ole, ei olnud ega saa olla kriitilisi tagajärgi. Aga kahju nad meile muidugi teevad, see on ilmne. Me mõistame, näeme ja teame seda. Nii et Putini valem on järgmine. Ametlikult kriitilisi tagajärgi pole, kuid samas tunnistatakse, et kahju on ilmne. See on klassikaline katse mitte paista oma enda eliidi ees kaotajana, aga samas mitte ka inimesena, kes on täielikult reaalsusest irdunud. Sest on juba raske väita, et kahjustusi pole, kui põlevad naftatöötlemistehased, Wildberriesi laod ja mitte ainult. Põlevad tehased ja nii edasi.
selle tunnistuse kontekst on samuti kõnekas. Hiljuti hindas Euroopa luure, et tänu ajutisele naftahinna tõusule maailmaturul Kremli sai siiski täiendavat tulu ja lükkas edasi terava finantskriisi, mis võimaldab tal jätkata sõjategevust vähemalt järgmise kevadeni. Samal ajal on Venemaa eelarve puudujääk juba 70% ületanud aastaplaani. Hoolimata kulude kasvust ja majanduslikest raskustest ei plaani Moskva sõjategevust peatada. Varem väljenduti Putini poolelt küüniliselt võimaliku sõja külmutamise kohta, öeldes, et tulevahetuse lõpetamine kokkupõrkepiiril on Kremlile vastuvõetamatu. Seetõttu ongi mõne Ukraina raketi ja drooni edukad tabamused ainsad vahendid Venemaa majanduse hävitamiseks ja Musta Venemaa rahule sundimiseks. Vladimir Putini lause taga, et kriitilisi tagajärgi pole, peitub hoopis teine tõde. Nüüd maksavad kõikide nende kriitiliste kahjustuste puudumise eest tavalised venelased. Vladimir Putin andis korralduse, et pärast Ukraina droonide rünnakuid Wildberisi ladude ja taristu taastamine makstakse kinni föderaalsest eelarvest, ehk siis tavaliste venelaste maksudest. Ja taastamine võib turuplatsile minna maksma tagasihoidlike hinnangute kohaselt kuni 223 miljardit rubla. Kui aga maja täielikku demonteerimist, jäätmete äravedu ja maa taastamist võivad kulud kasvada peaaegu 300 miljardi rublani. Ja just need vahendid erandatakse sellele ettevõttele Wildberis riiklikust föderaalsest eelarvest. Potentsiaalsed müüjate endi kahjud Wildberisis hinnatakse vähemalt 500 miljardi rublani. Seega võib Wildberisi ja müüjate võimaliku kogukahju hinnata juba 800 miljardi rublani. Aga Wildberisi müüjatele Vladimir Putin eelarves kompensatsiooni ei paku. Ta ütleb, et saage ise kuidagi hakkama. Samal ajal ütleb ettevõtte ametlik statistika, et Wildberisi ladude rünnakutest on kannatanud üle 400 000 müüja. Aga neist Vladimir Putinil pole üldse sooja ega külma. No mis siis ikka, need on tuhanded venelased, kes jäid ilma ärist. Sest 1,5 miljonit neist samadest Vene Ivannitest on kas surnud või haavatud Venemaa sõjas Ukraina vastu. Samaaegselt sellega on majandussurve teine suund, mida täna märgib Washington Post. Venelased võtavad massiliselt oma raha pankadest välja, kartes, et võimud võivad hakata hoiuseid sõja rahastamiseks konfiskeerima. Venemaa Föderatsiooni keskpanga andmetel võeti ainult augusti esimese 2 nädalaga pankadest välja peaaegu 3,5 miljardit dollarit. Juulis võtsid venelased välja peaaegu 7,5 miljardit dollarit ja juunis üle 4,5 miljardi dollari. Ehk siis, nagu näete, on kasvav trend. Eksperdid kinnitavad, et sel aastal välja võetud vahendite kogumaht võib olla 2 korda suurem kui summa, mille venelased võtsid pankadest välja täiemahulise sissetungi esimesel aastal. See tähendab, et paanika ainult kasvab. Ja venelased otsustasid, et sularaha tuleb siiski hoida padja all, mitte kusagil seal pankades, kus seda võib-olla kunagi enam tagasi ei saa. Ja kui Putin tahab, siis ta lihtsalt võtab selle raha ära ja keegi ei hakka nende venelaste käest midagi küsima. See tähendab, et inimesed ei usalda Venemaa pangandussüsteemi ega Venemaa finantssüsteemi. Kõik see on tingitud hirmust, et Putini valitsus võib võtta mingisuguseid meetmeid pangandussüsteemi suhtes. Näiteks võib ta riigistada hoiused ja rahastada nende arvelt sõda. Nüüd toimuvad Riigiduuma valimised ja pärast seda kuulutatakse välja mobilisatsioon ning mobiliseeritakse mitte ainult inimressurssi, vaid näiteks ka finantsressurssi. Mobilisatsiooni ja piiratud sõjaseisukorra raames võib lihtsalt venelastelt raha ära võtta ja öelda, et kuulge, seda on sõja jaoks vaja. Selle aasta jooksul on venelased juba võtnud pankadest välja rohkem raha kui kogu esimesel aastal pärast täiemahulise sissetungi algust. See on peaaegu 25 miljardit dollarit. Või kui nii on arusaadavam, siis 2 triljonit rubla. Tuletan meelde, et 2022 aastal peatasid Venemaa Föderatsiooni võimud järsult raha väljavoolu pankadest, kehtestades ranged piirangud kapitali liikumisele ja tõstes järsult intressimäärasid. Likviidsusprobleemid on juba mõjutanud Venemaa valitsuse suutlikkust kaasata vahendeid sõja rahastamiseks riigivõlakirjade emiteerimise kaudu.
selgus, et eelmisel kuul oli Venemaa rahandusministeerium sunnitud planeeritud võlakirja emissiooni tühistama, sest neid polnud kellelgi vaja. Samal ajal on Venemaale taas naasnud kütusekriis ja seda isegi nendesse piirkondadesse, kus tundus, et see oli juba lahendatud. Moskvas ja selle lähialadel hakati taas piirama bensiini müüki. Gazpromnefti automaattanklates Moskvas piirati bensiini ja diislikütuse müüki 40 liitrini ühe kliendi kohta. Rosneft kehtestas oma tanklates üle kogu riigi piirangu 30 liitrit auto kohta. Ka Lukoil kehtestas oma piirangud. Ettevõte teatas kütuse müügi vähendamisest Moskvas ja selle lähiümbruses. Tuletan meelde, et Ukraina droonirünnakud on juba rivist välja viinud kuni 40 Venemaa naftatöötlemisvõimsust. Ja umbes kolmandik Venemaa elanikest on kokku puutunud kütusepuudusega. See on vaid ametlik statistika. Ja viimane detail, mis näitab, et Venemaal läheb ainult hullemaks. Täna teatas ettevõtte Firepoint peadirektor Irina Terech, et Ukraina lühimaapallistiline rakett FP7 saab tõenäoliselt lahinguvalmis selle aasta septembri lõpus. Raketi lahingukoormus on kuni 150 kilogrammi ja see on mõeldud sihtmärkide tabamiseks kuni 200 kilomeetrit kaugusel. Ettevõte on juba teinud umbes 15 FP7 raketi katselasku. Praegu on rakett sertifitseerimisfaasis. Paralleelselt, tuletan meelde, arendatakse ka FP9 raketti, mis on märksa võimsam relv, mille planeeritud laskekaugus on peaaegu 900 kilomeetri ja lahinguosa mass kuni 800 kilogramm. Kokkuvõte. Samal ajal, kui Vladimir Putin avalikult väidab, et rünnakutel pole kriitilisi tagajärgi, reaalsus on teistsugune. Samaras on hävitatud kosmose- ja raketitööstuse võtmeobjekt. Ainuüksi Wildberrisi ladude taastamine läheb maksma 100 miljardeid rublasid, mis langeb tavakodanike õlgadele. Venelased võtavad pankadest välja rekordilisi summasid, kartes konfiskeerimist. Moskvas piiratakse taas bensiinimüüki ja ebamugavat tõtt rääkivad majandusteadlased lihtsalt vallandatakse. Ma räägin ühest pangast, kus mais ja järgnevatel kuudel üks Venemaa Vneshekonombanki peamisi majandusteadlasi, kui ma ei eksi, väitis, et kuulge, probleemid on käes, Ukraina löögid põhjustavad majanduses raskusi, majandus laguneb, kukub kokku, vähemalt toimub stagnatsioon ja nii edasi. Putinile see ei meeldinud, ta ütles, kuidas, kes see selline plebei üldse on, räägib venelastele, et kõik on halvasti. Ei, kõik on hästi. Ja see inimene lihtsalt võeti ja vallandati. Ja selle taustal valmistab Ukraina juba omaenda ballistilist raketi lahingu kasutuseks ette, mis peaks vägedesse jõudma juba kuu aja pärast. Loodame, et see siiski ilmub. Siin panen 3 punkti, teie arvamusi ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, pajutage kellukesele ja ärge unustage pajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!